Kunagi varem ei ole Nasva klubis kuulnud nii palju kiisude nurrumist kui seda tänasel päeval. Kaato klubi korraldab esmakordselt Saaremaal rahvusvahelist tõukasside näitust. Saaremaal ei ole kunagi varem toimunud tõukassi näitust. Mis siin täpselt siis toimub? Inimesed saavad tutvuda erinevate uute tõugudega, siin on väga palju eksklusiivseid tõugusid. Tõugusid on üle 20 ja inimestele see on vaatamisüritus, eksponaadid, aga kasvatajatele läheb see kirja kui välismüritus. Ehk siis nad saavad oma tiitlid kätte vastavalt kohale. See ei lähe kirja neil kui Eesti näitus, see läheb kirja neil kui välismaa näitus. Toimuvad erinevad ringid, kohtunik ütleb omad hinded, valib välja parimad ja parimad neist lähevad pestile. Kuidas te olete leidnud tee üldse Saaremaale? Lihtsalt mõttevälgatus. Minu ema peamiselt organiseerib seda ja tema lihtsalt tekkis selline idee, et Saaremaal ei ole seda varem tehtud, et miks kogu aeg Tallinn. Et toome ka Saaremaale. Ja teil on endal süles ka üks erilist tõugukass, kellega tegemist? See on Mekong Bobtail. Väga palju lähevad teda sassi Siiami kassiga, aga tegelikult nii see ei ole. Ainus, mis neil on Siiamiga sarnast, on värv. Tegelikult Siiam on aretatud tõug, aga tema on aborigeen. Ehk siis tema on looduslikult arenenud, mitte ühtegi tõugu ei ole inimene siia ristanud. Tema sünnib niimoodi ja saba on neil nagu inimesel on sõrmejäljed, ehk siis kõigil on erinevad. Mis kassitõuga teil tegemist on? Meil on mainekoon ja värvuselt marmorsinine. Kust riigist tema pärit on? Milline on selle tõu ajalugu? No ajaloost ma palju ei tea, aga meie kass tuli Peterburist. Kas tõukassi pidamine on ka kallis omanikule? Rahalises mõttes? Kes ehitab lennukit, kes teeb mida iganes, ei ole kallis. Meil on Scottish Fold, lühikarvaline isane kass. Et väga hea tõug on just lastega ja peredesse, et rahulik, sobib lastega. Kui tuleb mängutuju peale, siis mängib. Miks on tulnud teile üldse selline mõte, et võtta nüüd päris tõukass, mitte nii-öelda rahvakeeli külakass? Tegelikult me tahtsime aastaid vist juba peaaegu 10 tagasi endale ühte ilusat kassi. Ja siis me sattusime šotlaste peale ja kuna meie esimene šotlane ei olnud siis päris selline õigete tõutunnustega, siis me tahtsime endale sellist kassi, kes oleks päris kohe näituse tunnustega. Ja siis me leidsimegi, et kui me tahame mingit väga konkreetset kassi saada, konkreetset tõugu, et siis pigem võtta selline, kellega näitustel saab käia. Ja kui palju te näitustel käinud olete? Väga palju oleme käinud, et praegu selle kassiga me püüame Euroopa tšempioni tiitlit, et me samal ajal, kui me siin VCF hindamissüsteemis osaleme, oleme käinud ka TIKA hindamissüsteemis ja seal ta on siis praeguseks hetkeks saavutanud Eestis siis selle kõige kõrgema tiitli, et on Grand Supreme tšempion. Ja kuidas kassi nimi on? Iskander Mertis, koduselt Miiu ja Miuks ja Mitskin. Ma vaatan, siin on kassidel olemas erinevad hooldusvahendid, šampoonid, mida siin veel on? No te ütlesite õieti hooldusvahendid. Kui kass tuleb näitusele, siis ta karv peab olema korras. Ta peab olema nii, et tema karvavärvid paistavad välja, nii nagu, et selle võimendatuna. Kas neid hooldusvahendeid võib kasutada ka siis kassi peal, kes ei käi näitusel? Kodus lihtsalt tuleb ju ka kassi šampoonitada või? Jaa, kindlasti võib ja peabki tegelikult. Et kui sa korralikult kassi aegalt pesed, siis see kass ju, ta ei aja karvu, ta on ilus, ta on kohev. Neid samu hooldustooteid võib kasutada ka koerte peal. Et kodukassi puhul tõenäoliselt ei ole vaja lüüa seda värvi välja, seda toonida, seda värvi. Et ütleme niimoodi, et see, mis kasutatakse loomadel, kassidel, koertel, on kaugel sellest, mis kasutatakse inimestel.